Tere hommikust! Täna panin endale kella helisema 6.20, et üsna pea jooksma minna, sest et nagu te nägite, need portsjonid on siin suured, tahad või tahad, siis ikkagi kõike maitsed ja täna hommikul ma teen küll ühe kõvema jooksutrenni. Oli see vast tore ja kui te arvate, et me siin ainult sööme neid saiakesi ja käime korraks siin jooksmas, siis ei, täna meid ootab põnev laevareis ees ja väidetavalt tuleb meile järgi Eesti lipuvärvides kas siis auto või buss. Aga enne merereisile minekut tasuks üks tass kohvi ära juua. Please, one coffee. Ja nagu te nägite, ikkagi peale Halloweeni õhtut nüüd ma oskan ka võluda. Nii et sellest oranžist topsist sai ilus valge tassike. Aga nüüd olemegi, nagu te näete, jõudnud siia Punasere merele ja meie laeva nimi on Eleonora ja meid ootab terve päev täis seiklusi. Tere, Tõnis! Kristiina olen. Tere! Kuule, palju sa neid eestlasi siia Eleonora pardale täna võtsid peale? Täna on siin meid 24 ja päris mõnus punt. Siin meil ilus suur laev, et saame siin teha snorgeldamisi, sukeldumisi ja lihtsalt mõnusat aega veeta mere peal. No kui laev hakkas sõitma, siis sa tegid seal taamal sellise kerge infotunni ja sa väitsid, et me ei olegi Aafrika mandril. Ausalt öeldes mina blondina arvasin, et olen küll Aafrikasse sattunud. Jah, no tõsi, enamus sellest Egiptusest kuulub Aafrikasse, aga meie, see Siinai poolsaar on selline eriline koht, mis siis tegelikult kuulub Aasiasse, niimoodi geograafiliselt paika pandud. Et Suessi siis kanaliga on eraldatud need kaks mandrit. Punane meri on siis tekkinud kahe mandri eraldumisest siin ja on kindlaks tehtud, et aastas 2 sentimeetrit siis kasvab see Punane meri suuremaks. No meie kõik, kes me oleme siia Eleonora pardal täna kogunenud, tuleme siia Egiptusesse selleks, et päikest nautida, meres ujuda, tervise pärast võib-olla. Kuidas sina siia sattusid ja miks sa oled siia jäänud? No 2012 aastal juba päris ammu ja kuidagi sattusin siia tutvuste kaudu. Aga vanemaks pole jäänud? Ja ikka, kui selliste tegevustega tegeleda, siis ikka noorus püsib sees ja hakkasin siin tegema neid litsentse, sukeldumislitsentse ja õppisin ja siis järgmine aasta võetigi siis kohe mind siia laeva peale tööle ka ja täitsa mõnus nüüd siis siiamaani. Siin käin iga hooaeg ja viin eestlasi merele. Nii vee alla kui ka vee peal, siis saab seda maailma siin avastada. Väga vahva. Kas see ütlus peab paika või see ei ole isegi vana sõna, vaid kergelt nagu võllanali, et kui algul siia laeva sisse tuled, siis et kirjutatakse nimed üles ja pärast ei huvita mitte kedagi, palju tagasi läheb. Meid huvitab ainult palju meid siia merele tuleb ja pärast politseid ei huvita tõesti, palju sealt merelt tagasi tuleb. Seda me peame ise jälgima siin.
sul on mingeid selliseid ekstreemseid olukordi ka siin mere peal ette tulnud, mida kõigile niimoodi rääkida või mingi seiklus, mis on eredalt meeles? No mõni seiklus on küll siin hästi meeles, et kui siin need veealused riifid, mis siit tulevad vee peale välja, siis neid on 4 tükki, see tagumine, mis seal paistab, siis seal oli ükskord hästi tugev hoovus ja ma mäletan siis, et et oli siin laeva peal ja inimesed olid seal nurga peal. Nurga peal tavaliselt hakkab see hoovus tugevamaks minema ja neid eemale tirima, siis ma siin hüppasin vette ja läksin rõngaga järgi ja siis mäletan seal 6 tükki vist oli küljes ja siis tõmbasid nad kõik tagasi siia laeva poole. Et jah, tükeseid kangelastegusid on siin tehtud küll mõned korrad. Sa rääkisid ennist ka hästi palju kaladest ja neid on siin kõik võimalikke variante. Ehk et ma sooviksin teada, kui ma nüüd lähen sukelduma, kas ma võiksin kas või ühe kuldkalakese sealt leida ja 3 soovi soovida? Ja muidugi sa leiad siit väga palju kuldkalu, aga kaladel on nii hea reaktsioonikiirus. Nemad on ju ikka kalad vees. Meie oleme seal nende kõrval nii kobad, et kui sa kas või püüadki teda kuidagi kätte saada, siis ei õnnestu, võin lubada. Aga kui saad kuldkala kätte, siis saad 3 soovi soovida. Väga lahe. Mis meid siin täna veel ees ootab, sest et pool päeva on ju veel ees? Jah, natuke juba olen saanud siin snorgeldada, väga mõnus tunnetada seda veealust maailma. Ja edasi on siin üks kõige põnevam osa, siis proovisukeldumine, mida saab igaüks teha, kes ei ole päris litsentsiga, paberitega sukelduja, et saab tulla instruktoriga kaasa, üks instruktor, üks sukelduja ja instruktor kogu aeg tegeleb sinuga, viib sind vee alla, näitab sulle erinevaid kalukohti. Sina lihtsalt hingad ja vaatad ringi, naudid seda veealust maailma. Ja kuna see Eestisse liiga tihti ei satu, siis ma tõin sulle kodumaist mett. Urmas palus sind tervitada, et sul oleks ikkagi suu magus või vähemasti saaksid seda tee sisse lisada. Väga hea. Ja kui sa juhuslikult peaksid siin merel hätta jääma, siis tead ise, mis need on. Suurepärane. Ma tänan. Aitäh. Super. Tuulesuund peaks olema nord, kuigi ma vaatan, et inimesed on juba ärevil, et just mina siia rooli tulin, sest iial ei tea, kui on blond inimene roolis. Aga ma püüan rahvast viia Aasia mandrilt Aafrikasse. Nagu te teate, et te olete sattunud saatesse Reporter Võsu seiklused ja mis seiklused need on, kui pole üllatusin. Meil on siin laeva peal täna juubilar Kaimar, nii et laulame talle. Kaimar sai 50. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Kaimar, õnne soovime sul. Ja siit sulle ka väike kingitus, kõik teised lähevad tikupoissi seda jooma, Kaimar saab kodus nautida. Sügavalt välja, sügavalt sisse. Ja siis, kui ta keerab sind vette, ühe käe toetud ja teise tõstad üles, siis ta võtab sinu käest kinni ja keerab sind ilusti. Et see instruktor võtab sind kenasti. Ja, aga kohe. Ready? See käib ilusti. 2, 3, up, 1 by 1. Oba! Sorry. Ja kõik instruktori.
no nagu te näete, et kõik julged läksid siis proovi snorgeldamisele, aga ma kardan, et see rõhuvahe on nii suur isegi siin, et ma põgenesin ära laevateki peale ja naudin mõnusat päikest Punasel merel. California Indrek, et meie merepäev hakkab siin vaikselt lõpule jõudma. Kuidas selle päevaga rahule jäid ja mis enim köitis? Super +5, 5+. Enim köitis ootamatu televisiooni sattumine muidugi. Ja see melu kõik, aga vees oli väga mõnus olla. Et üks kala isegi peaaegu näksas mind jalast. Nii suur kala oli. Nii suur kala. See on nagu juba, ma tahtsin öelda jahimehe jutt, aga kalamehe jutt. Jah, et kahju tõnge kaasas ei olnud, et muidu oleks saanud võib-olla veel siis homme lõunaks ühe sükse korraliku kalaprae endale äkki stellida oma püütud kalast. Aga sellegi poolest mina jäin tänase päevaga väga rahule, ma arvan, et teised kaasreisijad samamoodi. Siret, ma tean, et sulle meeldib väga snorgeldada, sa täna olid siin 3. korda juba. Mida uut põnevat sa jälle kogesid? Iga kord on erinev, kui sa snorgeldama lähed, et mitte kunagi ei ole üks ja sama. Uusi kalu nägin, väga erinevaid. See on lahe, seda peab ise kogema. Saad sellest mõnusa adrenaliinilaksu ja siis sa tahad veel ja veel ja veel. Ja siis tuledki siia ja lasedki nagu mõnuga. No kuidas sa ühe lausega tänase merepäeva kokku võtaksid, et miks peaksid kõik eestlased siia merele jõudma, et millest ta muidu ilma jäävad? Võõratust soojast Punasest merest, ilusatest korallidest ja värvilistest kaladest. See on lihtsalt mõnus. No Reits, mis sina sellelt päevalt kaasa võtad? Ehk et ma loodan, et sa ainult ei istunud siin. Ei, väga lahe päev oli. Esimest korda käisin snorgeldamas ja väga meeldejääv ja ma arvan, tulen teidegi kord. Aga keegi teadis rääkida, et sa kalade asemel olid seal vee all näinud ujuvat kaamrit. Ei olnud, see on vale jutt. See mu sõber kujutab ette seda. Rannas siiski kõndis. No rannas me nägime, et siiski kõndis. Oli jah, nägin. No miks peaksid kõik eestimaalased merele tulema ja sellest päevast osa saama, et millest ta muidu ilma jäävad? No, siin on väga ilus põhi on meres ja see on väga ainulaadne, mida mitte kuskil mujal vist ei näe. Ma arvan nii. Ma arvan ise sama. Mis on sinu jaoks üldse seiklus? Sest et nagu sa tead, et selle saate nimi on Reporter vesuseiklused. Seiklus. Kõik on seiklus. Terve elu on seiklus. Vot nii, mees on rääkinud.